Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Tervist, stuudios on erukolonel Heinar Laigna. Ma määratlesin täna iseennast sõltuvalt riigikaitsest, millest ma rääkima hakkan. Teema nõuab, et ma määratleksin oma seisukoha, kellena ma räägin. Ja seega ma rõhutan, ma ei räägi Eesti Kaitseväe ametliku esindajana, vaid Eesti eruohvitserina, kes on võinud 12 aastat töötada Eesti kaitsejõudude taastamisel, töötanud peastaabis ja täna ma esitan küll eraisikuna hetkel just nagu oma isikliku seisukoha, kuid loomulikult on see seisukoht riigikaitsest kujunenud selle 12 aasta jooksul töötades Eesti kaitsejõudude ülesehitamisel kaitsejõudude peastaabis. Nüüd siis riigikaitsest enesest. Ühelt poolt ei ole ju midagi uut avastuslikku, mida peaks hakkama kuulutama, kui midagi enneolematut ja nagu see sõna uus on. Meil on millegipärast psüühikas niisugune seadumus, et me arvame, et kui nüüd on 21. sajand, et me oleks nagu tulnud mingist imelikust niisugusest uduvööndist läbi ja sattunud täiesti kvalitatiivselt uude, kõrgemasse, paremasse, targemasse maailma. Natukene naljakas on seda kuulda, kui lugeda eriti veel vanu väljaandeid. Samamoodi on arvatud ka eelmiste sajandi vahetustel, nagu oleks nüüd see 20. sajand, kui tuli, siis arvati, et see on õnne ja rahu ja inimmõistuse ja ei tea, mis sajand kõik. Ja me ise teame väga hästi, mis laadi sajand meil selja taha jäi. Ja praegu kehtib see sama, et selles 21. sajandis ei ole mitte midagi niisugust vapustavat uut ja erilist, vaid kõik see on see sama vana ja pigem on kultuurides sünnid, tõusud, küpsemised ja hääbumised ja allakäigud ja kus me just täpselt asume, ei ole tänase teema jutt. Selle võib jätta järgmiseks mingiks korraks. Me räägime täna riigikaitsest. Niisiis ka minul ei ole riigikaitse osas mingisuguseid vapustavaid uusi avastusi ega autorlust, vaid maailm on vana, 1000 aastad on need asjad kõik tuntud ja teatud. Kuid kui lugeda väljaandeid ja kuulata arvamusi, siis on selge, et pidevalt me peame selgitama väga lihtsaid, väga elementaarseid, väga ammu tuntud asju. Ja nii kindlasti ühiskonnas elu käib, et iga uus põlvkond ja inimesed vajavad uuesti ükskord ühe õpetamist, tähestiku õpetamist ja kindlasti ka elu vahekordade päris elementaarseid asju. Kindral Laaneots, praegune Kaitseväe juhataja, kui ta oli peastaabi ülem 1993, ütles selgelt koosolekul. Riigikaitse ei ehitu üles unikule relvadele, kui nende relvade taga ei ole mehi. Relvad ja mehed ei moodusta riigikaitset, kui nendel meestel puudub väljaõppe. Aga ka relvad koos väljaõppinud meestega ei kaitse riiki, kui neil puudub õige kaitsetahe. Kaitsetahe on kõige alus, see on riigi kaitses, kõige olulisem, kõige tähtsam, see on see jõud, tahe, mis ehitab üles kõik muu, hangib väljaõppe, hariduse ja ka relvad. Millest siis koosneb riigikaitse? Pöördume huvi pärast ühe ainukese näite poole minevikust. Ma valin selle näite Muinas-Kreekast, kui ütleme meie euroopluse ajaloole olulisest hällist ja ka esteetika ajalugu tunneb niisugust hämmastavat kunstiteost, mille nimi on Achilleuse kilp. Kontseptsioon ja kilp pärinevad ju Trooja sõja ajast. Mis on siis Trooja sõja ajast muutunud riigikaitse küsimustes?
või veel võtame tagasi Miinose kultuuris, kus harrastati kah palgasõdurite palkamist, et maailmas on kõik need asjad juba tuhanded aastad tuntud, läbi proovitud, teatud, katsetatud ja selle kohta on olemas arutu hulk ka teoreetiliselt läbi töötatud töid. Kuid räägime kõigepealt Achilleuse kilbist. Achilleuse kilp, jättes kõrvale tema esteetilise väärtuse ja teiseks jättes kõrvale ka tema väärtuse metallitööna kui haruldase ilusa kunstiteosena, mille juures on väga kõrge oskustasemega osatud 4 erinevat metalli koos kasutada, siis meid huvitab põhiliselt kontseptsioon, mida on seal kujutatud. See kilp on ümmargune. Tema keskel on nii-öelda tuum, niisugune tuumikosa, kõige keskmisem osa, võiksime võrrelda nagu kilbi nupuga seal keskel, mis sümboliseerib kosmost, universaalset maailmakorda, sümfooniat, harmooniat, sümmeetriat, mõistust, tarkust. Me näeme, et vanade kreeklaste ühiskond ehitus üles väga kosmiliselt, universaalselt. Nüüd edasi järgmine ring. Suurem ring oli jaotatud 2, 1 ja 2. 1 tähendas rahuaja elu, 2 sõjaaja elu. Paralleelina võime kohe öelda ka Eesti Vabariigis kehtib rahuaja riigikaitseseadus ja sõjaaja riigikaitseseadus. Näete, kordub täpselt sama asi. Välimine ring on jaotatud numbritega 3, 4, 5, 6, 7, 8. Need tähendavad põldu, saaki, viinamarja kui olulist kultuuri lõunamaadel, kari, veised, lambad, eriti tähtsad nendel maadel, ja lõpuks laulud ja tantsud ehk rahvakultuur. Ja kõike seda ümbritseb siis veel kõige välimisem õhuke ring, mida nimetatakse ookeani jõgi. Nii et me näeme siin, kuidas juba Antiik-Kreekas oli kontseptuaalselt täiesti selge, millest riigikaitse koosneb. Ta koosneb kõigepealt ka sellest, mida kaitstakse. Ja et see kõik tegelikult on üks osa kosmilisest universaalsest maailmakorrast. Seega riigikaitse algab sellest peale, et riigis peab olema sümfoonia, harmoonia, sümmeetria, mõistus ja tarkus. Ja edasi need 2 osa, rahuaja elu ja sõjaaja elu. Ja ülejäänud moodustab siis kogu ühiskonna, mis moodustab ühiskonna potentsiaali. Põld, kari, aed, laulud, tantsud, kultuur, inimesed ja inimeste füüsiline seisund, nende füüsiline võimekus endast välja panna oskust ja energiat, mis on vajalik kõige selle kaitsmiseks, milleks on mikrokosmos, inimesed, ühiskond ja selle ühiskonna eksisteerimiseks vajalik toidulaud, põld, kari, aed ja see, mis inimesi ühendab, nende kultuur, nende laulud, nende tantsud. Siit tulenevalt on selged kohe 2 riigikaitse ääretult olulist komponenti. Üks on kõigepealt rahva tervis, rahva füüsiline seisund. Ja me teame, et kõikides tervetes ühiskondades, terved on need ühiskonnad, kes on enesekaitse tahtelised ja võimelised, kuivõrd oluliseks on peetud seal sporti, füüsilist tööd, inimeste füüsilise seisundi või füüsilise vormi tõstmiseks ja kõrgel hoidmiseks. Haige inimene ei suuda midagi, me vajame terveid inimesi ja terveid psüühiliselt ja terveid füüsiliselt. Seega rahva tervishoid peab olema riigikaitses vaata et ühest esimestest kohtadest. Ja see tervis sõltub teisalt toitumisest ja see on kah vanade kultuurrahvaste tarkus. Õige toit on ainult oma toit. Suveräänse riigi üks tunnus on see, et ta sööb oma toitu. Ta sõltub ainult oma toidust. Minule teadaolevatel andmetel on Eesti Vabariik üks niisugune võrdlemisi haruldus maailmas, kellel puudub oma toidulaud ja mulle on öeldud, et kui piirid kinni panna, siis nädala jooksul hakkab Eestis nälg, sest tagavarasid meil ei olevat. See on väga tõsine riigikaitseline küsimus, mille nimeks on meie oma riiklik viljasalv kui sümbol.
Näitena võib veel tuua, kuidas vana tark kultuurrahvas hiinlased ja minule räägiti süües vastuvõtul Hiina saatkonnas, et nad söövad Hiina saatkonnas ainult Hiinast toodud toite. Ainult need toidud on õiged, mis on kasvanud oma isamaal ja et nad siit ostavad ainult värska joogivett. See on ka hea reklaam värska joogiveele, kui nii peene köögiga inimesed, kellel on nii 1000-aastased traditsioonid toitumises ja teadmised tervise hoidmisel on värska vee heaks kiitnud, siis see on värska veele parim reklaam. Ka meie ise siis peaksime jooma ainult värska vett ja mitte mujalt toodud vett. Olemine ja olemasolemine. Nüüd järgmise punktina räägiksime riigi totaalkaitset. Totaalkaitse on seesama Achilleuse kilp, mis tähendab kogu riigi ressurss, on ju tegelikult see, millele ehitub üles ka riigi sõjaline kaitse. Totaalkaitse üks osa on territoriaalkaitse ja territoriaalkaitse on ellu viidav efektiivselt ainult siis, kui sellest võtab tahtlikult ja kaitsetahteliselt osa kogu rahvas. See tähendab, selleks on olemas Eestis nagu paljudes või peaaegu enamus teistes riikides Kaitseliit või Kaitseliidu taoline
vabatahtlik kodanike relvastatud ühendus oma riigi, maa ja kodu kaitseks. Me väsimatult räägime iga päev demokraatiast, me ei väsi seda korrutamast, et rahvas on võimu allikas, et rahvas on valitseja. Siis järelikult on valitsejal ka õigus kanda relva. Ja mitte keegi ei saa valitsejal keelata ju relva mitte omamist ja mitte kandmist. Väga tihti tuuakse meil nendes üles puhutud vaidlustes, kas professionaalne palgaarmee või siis reservistidest koosnev rahvaarmee ja viidatakse välismaa eeskujudele. Olgu siis mainitud siin, et ka meie praegustes suurtes eeskujudes ja eeskujuriikides, kelle järgi me nii tihti väga orjameelselt ja ilma kriitikata püüame orienteeruda, on niisugune väljend nagu Homeland Defense Security. See on siis kodumaa, meie peaks küll ütlema isamaa, julgeolek ja kaitse. Totaalkaitse elemendid on ju tegelikult kõikides riikides. Ja millest koosneb siis totaalkaitse? Ta koosneb tsiviilkaitsest, majanduskaitsest, psühholoogilisest kaitsest, sõjalisest kaitsest. Võiksime muidugi neid nimekirju siin veel peenendada ja üksikdetaile välja tuua, aga selleks ei ole erilist vajadust. Võtame niisugused riigid, kellelt me oleme õppinud, kui Eesti Kaitseväe taasloomise järel oli küsimus meie kaitsekontseptsioonist. Siis oli meil tihe koostöö soomlastega, kuna Soome riigikaitse sõltuvalt tema peaaegu analoogsest geograafilist-poliitilisest asukohast maailmas ja jõujoonte suhtes, siis on kindlasti Soome eeskuju meile oluline ja tähtis. Soome kindral kohtumisel rõhutas ühte väga põhiprintsiipi ja ta ütles nii. Iseseisvus ja vabadus on asjad, mida peab ja saab kaitsta ainult ise. Kohe, kui me usaldame nii oluliste asjade nagu iseseisvus ja vabadus, selle kaitsmise kellegile teisele, oleme me ühtlasi ära andnud sellele teisele oma iseseisvuse ja vabaduse. See on nii lihtne ja selge ja loogiline, mis ei vajaks vist küll enam eraldi ümber seletamist. Ka on näidanud Soome ajalugu ja katsumused, millesse Soome rahvas on ajaloo poolt pandud, et soomlaste kaitsesüsteem on ilmutanud oma hiilgavat efektiivsust. Ja see on nimelt olnud rajatud kogu rahva kaitse tahtele, isamaa armastusele, patriotismile. See on nii võimas motivatsioon, mille ees, nagu ajalugu näitab, nõrkevad ka suurriigid kogu oma supertehnikaga ja millega tahes. Praeguses Soome riigikaitses on moderniseeritud totaalkaitsesüsteem. Selle põhikomponentideks on oma kaitsejõudude usaldatavus. See tähendab, rahvas on veendunud, et tema kaitsejõud ehk tema ise tähendab, et tema meeskodanikud ja teda toetavad üksused, milles on ka suur osa naissoost isikutel abitoetusena tervishoius, see on lahutamatu selles, see on kõik üks tervik. Et rahvas on veendunud selles, et ta on suuteline iseennast kaitsma. See on enesekaitse usaldatavus. Ja see on rajatud kindlalt ajateenistusele kui kodaniku kasvatuse koolile. Ja kaitsetahte ja isamaalisuse kasvatamine ongi see põhikapital, millele ehitub ülesse kogu materiaal, tehnilis, väljaõppeline riigikaitse osa. Võtame teise näite. Kui oli Eesti kaitsejõud taastatud ja kontseptsiooni kallal töötasime, siis me olime korduvalt ka väljaõppel kutsutud Šveitsi. Kolonel Riggenbergi protokolli alusel viibisin ma seal koguni 3 korda. Ja mida me võime öelda Šveitsi kohta? Šveits on mägedega kaitstud ja varjatud riik ja teda ei ohusta ju mitte keegi. Tal ei ole naabreid, kelle puhul võiks öelda, et Šveits peab tundma, et need on tema vaenlased.
Hitleri Saksamaal töötati välja plaan kummalise nimetusega merelõvi, ehkki Šveitsil pole merega mingit tegemist, ja tehti arvutused staapides, mida läheks maksma Šveitsi vallutamine. Ja tulemus oli see, et parem on Šveitsi mitte torkida, et sinna me jäämegi ja Šveitsi kätte ikka ei saa. Samal ajal me teame, kuidas Saksamaa võimekus sõdida nii-öelda suurt rindesõda avaratel tasandikel steppidel, no sellest ei ole vaja hakata tõestama seda võimekust. Et miks siis Šveits tänase päevani on hambuni relvis? Miks ta on pidevalt moderniseerib? Miks pidevalt on reservistidel igal aastal 2-nädalane kordusõppus? Miks lahingumoona kasutatakse igapäevases harjutuses? Miks on Šveits hambuni relvis ja miks on Šveitsi kodanik, nagu me teame, Europäische Festung, Euroopa kindlus või et iga sõdur on või iga kodanik on sõdur? Miks siis Šveits sellest hoolimata, et praegune poliitiline olukord ja rahu Euroopas ja naabervaenlaste puudumine, miks Šveits on valmis niivõrd efektiivselt ja teravdatud tähelepanuga oma suveräänsuse, vabaduse ja riigi sõjalise kaitse suhtes? See on selge, et kui üks riik on niimoodi valmis, siis see tagabki ka kõiges mõttes selle riigi enda usaldatavuse ja selle riigi tugevuse ja püsimise. Nõrkus ahvatleb ründama, mis tahes valdkonnas. Ja kindlasti tuletades meelde neid valdkondi on selleks nii psühholoogiline, majanduslik, mis tahes ka muu valdkond. Nii et kui vana keskaegset kujutist ühiskonnast kui inimkehast, kus igal ühiskonna osale vastavad siis inimkehas mingid osad, siis on selge see, et kui inimolend on kõigiti terve, aga tal ei ole käsi ega hambaid, siis tal ei ole käsi ja hambaid. Ja armee on hambad ja küüned. Nii et kogu terviklik ühiskond ja tema tahe ennast kaitsta, olgu see haiguste, loodusõnnetuste, kõige selle vasta, mis elu või ühiskondlikku korda, põhiseaduslikku korda ähvardab, kõige selle vasta peabki olema siis kogu ühiskonna koondunud kaitsetahe ühiste väärtuste eest seismisel. Ja nüüd, kui järgmine teema võtta, mis siis, kuidas selle palgaarmeega siis on? Palgaarmee ei ole maailma ajaloos mingisugune ka uus leiutis, seda teab kah ajalugu nii kaua. Mina leian praegu uurides eriti kõige vanemaid aegu, et see palgasõdurite teema on sama vana kui meile teada olev ajalugu. Ja samuti on teada ka kõik see, mis kaasneb palgasõduritega ja palgaarmeega ja mis tüüpi inimene on see, kes palgasõduriks läheb, missugune on tema motivatsioon, missugune on tema moraalne pale. Nii et see on kõik tuhandete aastate jooksul liialdamata öeldud juba tuntud maailm ja tuntud eluvaldkond, läbi proovitud kõigiti väga erinevate kultuuride sees. Mis siis on see praegune niisugune lemmikfraas, millega kemplevad kõik tsivilistidest võhikud, kes kujutavad ette, et 21. sajand on midagi väga erilist, väga täiesti kvalitatiivselt muud ka sõjavaldkonnas või riigikaitse valdkonnas. Ja see tüüpiline niisugune jutt on see, et riigikaitseks ei ole enam vaja reservistidest koosnevat rahvaarmeed, vaid kõrgprofessionaalset, väikest ja kõrgtehnoloogiaga varustatud siis üksust. Natukene ajab naerma. Soovitaksin lugeda siin kohal hiljuti ilmunud raamatut, mis on Iraagi päevik. See ei ole ilukirjandus, see on päevik, mille on kirjutanud kolonel Leo Kunnas, raamat Iraagi sõjas, dokumentaaljutustus, ja seal selgub meile täpselt sama, mis oli ammu juba teada, mitte mingisugune kõrgtehnoloogia, mitte mingisugune professionaalsus ei aita, kui tegemist on oma maad kaitsvate kõrge moraaliga patriootidel, kellel ei pruugi
olla muud kui oma tehtud pommid ja käsirelvad vast. Ja me näeme, mis Vietnamis toimus, me näeme praegu, mis Iraagis toimub ja see peaks panema uuesti neid asju päris kriitiliselt läbi mõtlema. Millest on siis tingitud niisugune ignorants ajaloolise kogemuse suhtes ja selles suhtes, et ka meie viimase aja sõjad, milles on olnud võimalik võrrelda džungli ja stepi või mis tahes rahvaid, kes oma kodumaad kaitsevad suurriigi tehnoloogia ja väljaõppend armeede vasta, kui meile see ka aru pähe ei pane ja me aru ei saa, et sõda ei võideta enne, kui maa on jalaväelase saapaga üle astutud ja et lõpuks taandub võitlus päris lihtsa mees-mehe vastu võitlusele, kus kindlasti on eelis sellel, kelle tahe, kelle vihkamine vaenlase vasta on suurem ja kelle armastus oma kodumaa vasta on tulisem. Seega võib küsida, kas palgaarmee jutt on rumalus või siis lausa otse mingi välisriigi huvide teenimine või lausa välisriigi käskude täitmine. Teistsugust arvamust ei saa olla. Ja kui on tegemist kaitsetahte lammutamisega, mille ülesehitamine on olnud Eestis pikaajaline, kannatlik ja raske töö, kuni Eesti rahvas võttis omaks oma kaitsejõud, hakkas oma kaitsejõude hindama ja austama ja taipas, et see on üks lahutamatu osa suveräänsel riigil ja samuti ka iga vaba inimese teadvuses see teadmine, et sa oled relvastatud kodanik, kellel on kodaniku õigus ja kohus ise oma riiki kaitsta, siis kaitsetahte lammutamist ei saa teisiti kvalifitseerida kui ränga riikliku kuriteona, mis tegelikult peaks huvitama õiguskaitseorganeid.
olemine ja olemasolemine. Nüüd seoses veel nende kontseptsioonide ümber võitlemisega, millest kindlasti on igasuguseid suundumusi ja mõjutusi, räägime mõned sõnad Kaitseliidust. Kaitseliit on kodaniku vaba algatus riigi kaitseks ja Kaitseliidus väljendub ju reaalselt ja tegelikult see sõna, mille nimi on, et demokraatias võim kuulub rahvale. Kui rahvale kuulub võim, kui rahvas on valitseja ja võimu allikas, siis see rahvas on relvastatud. Toome ühe niisuguse näite. Riigikogu ja valitsus demokraatlikus riigis tegelikult on rahva teenrid, sulased. Ja rahvas on valitseja, tema majesteet rahvas. Kas teenritel ja sulastel on õigus otsustada, kas valitsejal tohivad relvad olla või mitte? Selle üle tasuks mõtelda. Kui rahvas on valitseja, siis rahvas on relvastatud. See on selge. Nüüd Kaitseliidust. See arusaam või kontseptsioon, millega püütakse kindlasti kuskil piiri taga kellegile meeldida, küsimus Kaitseliidust, et Kaitseliidu baasil luuakse pataljonid. See on täiesti väär. Kaitseliitlasena võin öelda, kaitseliitlastele niisugune kontseptsioon on tegelikult vastuolus Kaitseliidu vaimuga. Territoriaalkaitse kui osa totaalkaitsest tähendab seda, et kohalik elanikkond, iga mees oma kodus, nagu Šveitsis, võtab kapist mundri, paneb selga, võtab püssi, võtab vastavast kohast, kus ta hoiab välja laskemoona, granaadid, tankitõrjerelvad, miinid ja esimese vajaduse peale läheb sõtta. See tähendab, metsavendluse idee peab jätkuvalt Kaitseliidus töötama. Ja pataljonide asemel, mis tähendab Kaitseliidu sõjalise võimekuse nullimist, sest kui mets on täis üksi ja väikestes gruppides tegutsevaid sisse, on nad tabamatud. Kui me need kõik korjame kokku ja teeme neist pataljoni, siis on ta sihtmärk ründava riigi raskerelvadele. Mõtelgem selle peale. Sisuliselt tähendab see ju riigikaitse lõhkumist. Kui meil on pataljonid kui Eesti Kaitsevägi, siis Kaitseliit peab olema kindlasti see, kes territoriaalkaitses, tundes kohalikke olusid, näiteks ma võin öelda oma kodukandis maal, ma tean puid, tean põõsaid, tean metsaradasid, ma tean kõike, ma võin seal pimesi liikuda, ma tean jões igat kivi, kuhu võib astuda, missugune kivi on libe, missugune mitte, missugusest kohast on kõige parem läbi minna jõest, missugune kivi liigub, kuhu ei või astuda, võid kukkuda. Ma tunnen ja tean seal kõike. Kui vaenlane sinna satub, siis mul on meeletu eelis metsavennana seda vaenlast kahjutuks teha. Ja kui mul on alati võtta selleks relvad, nii nagu Šveitsis on laskemoon, relvad, granaadid, tankitõrjerelvad, miinid, mägedes peidikutes. Võtad taskust võtme, lükkad prahi pealt ära, teed terasluugi lahti, üle mäe ronid niisama, aga teiselt poolt mäge on jälle niisugune peidik. Et kõik kohad on oma inimestele teadaolevaid peidikuid täis. Selles me näeme ka mida? Usaldust. See tähendab, et Šveitsis on tõeline demokraatia, mis tähendab seda, et šveitslased usaldavad iseennast. Riik, kus valitsus ei usalda oma kodanikke, ei ole demokraatlik riik, see on midagi muud. Ja teiseks, mis on tähtis Kaitseliidu, nii nagu metsavendluse puhul. Igasugune sissisõda on võimalik ainult siis, kui on kohaliku elanikkonna toetus, kes moodustab nii-öelda logistilised tagala, seda kõigepealt toidu osas. Eesti metsavendlus püsis nii kaua, kuni olid talud, sest talud olid metsavendade majanduslikuks baasiks, kus nad süüa said. Rahva toetus tagab sissisõja. Näitena võiks ka tuua päris julgelt kohe, ka Iraagis ei oleks võimalik mingisugune nii-öelda vastutegevus,
kui Iraagi sissidel puuduks rahva toetus, kes moodustab neile tagala. Ei saa ju rääkida mingisugust varustuse järelveost kuskilt teisest riigist sellisesse olukorda. Nii et kui Kaitseliidu puhul pataljonide moodustamist pean mina ja mitte ainult mina täiesti vääraks kontseptsiooniks, siis Kaitseliidu väljaõpe peaks olema eelkõige territoriaalkaitse oma kodu ümbruses, sissisõda, metsavendluse ideede edasikandmine ja nii nagu me omal ajal Tallinna malevas, meie põhiettevalmistus oli 1 mehe taktika, 2 mehe taktika, jaotaktika, rühmataktika. See tähendab pisikeste arvuliste koosseisude oskus ja julgus tegutseda üksi, paariviisi väikestes rühmades. Ja see on kõige efektiivsem ja kõige vastikum sõdimisviis, nimelt regulaararmeedele, kellele see on kõige raskemini talutav. Niisiis kokkuvõtet tehes demokraatiast. Relvastatud rahvas on demokraatia garant, ütlevad šveitslased. Ja šveitslased teavad, mida nad ütlevad. Nad on sajandite jooksul üle 700 aasta ennast suutnud säilitada iseseisvana ja vabana, sellepärast, et neil on olnud kodanike vägi, rahva vägi. See tähendab kõrget kaitsetahet, kõrget motivatsiooni. Me teame keskajast seda, kuidas professionaalsed rüütliväed tolle aja parima varustusega, taktika ja millega tahes said lüüa Šveitsi rahvakaitseväelastelt, jalaväelastelt. See on ajalugu. Tänapäeval on täpselt seesama. Ei maksa arvata, et 21. sajandil on maailmas kõik asjad otsustavalt muutunud. See on seesama maailm, need on need samad inimesed. Inimesed on seesama psüühika, need tegurid, mis mõjutavad inimese käitumist ja määravad ka kuni eneseohverduseni kõike, need on need samad motiivid. Meil ei ole midagi leiutada enam siin selles ammu leiutatud, tuntud, läbi proovitud maailmas. Ja riigikaitse on üks selline valdkond, kus vaevalt midagi on välja mõelda, midagi on leiutada. Nii et kui Achilleuse kilbi juurde tagasi tulla, on see nii ilus kokkuvõte sellest universaalsest kosmilisest maailmakorrast, sümfooniast, harmooniast, sümmeetriast, mõistusest, tarkusest. Kui meie ühiskond, kui meie Eesti ühiskond on kosmiliselt harmoonias, kui meie oma ühiskonnas sisemiselt igapäevases rahuaja kontseptsioonis kehtestame universaalset maailmakorda, milleks ongi see sümfoonia, harmoonia, sümmeetria, kus võidutseb mõistus ja tarkus, siis kui ka meid pannakse katsumusse, mille nimi on sõjaaja elu, siis sõjaaja elu on meil ka võidetav nendele asjadele toetudes. Ja samal ajal me peame teadma, mida me kaitseme. Me ei saa kaitsta välismaa kapitali, keegi ei lähe surma välismaa kapitali eest. Aga mehed on alati olnud valmis surema oma põllu eest, oma põllusaagi eest, oma loomakarja eest, oma laulude ja tantsude eest, oma rahvakultuuri eest, oma säilimise eest rahvana omal isamaal. Austatud raadiokuulaja, kutsun sind kõige nende asjade üle kaasa mõtlema. Kui on midagi, millega sa nõus pole, võta seda minu arvamusena, aga sa ei pea seda uskuma. Kuid meil on kõigil kohustus läbi mõelda, mõtiskleda asjade üle ka siis, kui nad meil esimesel pilgul päris omastena ei tundu. Lähenevad valimised. Valimised on ju küsimus sellest, kellele hääl anda. Valimised on ju siis see aeg, kus vähemalt inimestel peab mulje jääma, et nad võtavad osa mingigi akti läbi sellest, mille nimi on riigi juhtimine, riigi korraldamine, riigi valitsemine. Ja seega tuleks siin alati väga tõsiselt mõelda kõigepealt, mis on riik. Riik ei ole mõis. Riik ei ole asutus, kus on nagu mõisas teatavad kasulikud ametid, kuhu siis moonakas pürgis, et saada haljale oksale. Riiki tuleb
teenida. Ja riigi teenija teenib riigis rahvast. Kui rahvas on riigi valitseja, siis riik on inimliku sotsiaalse ühiselu kõrgeim vorm. Ja nii nagu Eesti riigi põhiseadus näeb ette, et haridus on riigi kontrolli all, siis see tähendab seda, et riigi huvides, rahva huvides, riigikaitse algab sellest, et meie haridussüsteem kasvatab kodanikke sõdureid. Mina viiksin näiteks juba sõjalise õpetuse sisse algkooli, mis koosneb riviharjutustest, allumisest distsipliinile, oskusest kiiresti täita käske, käsitulirelvade tundma õppimine, et Šveitsi kaitsekontseptsioon, mille tuline pooldaja olin mina sel ajal, kui me kindral Kertiga Šveitsis neid Šveitsi süsteeme uurisime. Kahjuks Šveitsi süsteem meil käivitunud ei ole. On mulle öeldud selle kohta, et me ei ole küpsed selleks, aga kulge, küpseks saadakse ikka siis, kui midagi tehakse. Küpsus ei tule iseenesest. Ja et meil peab olema selge üks põhiline asi. Kogu riigikaitse aluseks on juured mullas maarahvas, taluelu, küla, oma toit. See on see baas, millele ehitub üles riigi rahvastik ja sellest tulenev totaalkaitse, territoriaalkaitse kui selle osa ja see saab funktsioneerida ainult siis, kui on tagalaks, elav küla, elav maarahvas kui baas ja kõrge motivatsiooniga Eesti kodanikud, kaitseliitlased, kellel on relvad kodus ja kellel on väljaõpe oma territooriumi kaitseks. Kutsun kõiki kaaskodanikke olema vastutustundlikud kodanikud ja tõsiselt mõtlema nendele teemadele. Tänan tähelepanu eest ja soovin teile kõigile kaitsetahet, tugevat elutahet ja selle teostust elus. Tänan. Stuudios kõneles erukolonel Einar Laigna riigikaitse teemadel, eraisikuna. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.